Podcasti toob sinuni Eesti populaarseim ja audioraamatute äpp Elisa raamat. Pärast pikka päeva on tõeline luksus hetk iseendale Cameo voodis. Tere tulemast kuulama podcasti Minu elu, minu reeglid. Täna on pisut teistmoodi podcast. Meri on läinud väiksele puhkusele ja väga paljud inimesed palusid saate külaliseks või kaassaatejuhiks ka ühte teist naist. Ja see naine on täna meiega. Tere tulemast saatesse Anu Saagi. Juhei! Sa kohe tegid esimese märkuse, kui sa tulid, et kus šampanja on. Kas see on tüüpiline, et kõikidesse saadetesse, kuhu sa lähed, tuuakse sulle šampanja? Ja seda kusjuures ilma küsimata, et ma isegi imestasin, et Rahvusringhääling, Ringvaade, Reikop oli šampanjapudeliga kohal ja mitte lihtsalt ei olnud kohal, vaid et ma sain sellega seal otsesaates panna lauale ja me mõlemad jõime. Et ma mõtlen, et aastat paar tagasi see ei oleks tulnud kõne allagi. Täna inimesed on kuidagi vabameelsemad, et kui mina armastan šampanjat, keegi armastab šokolaadi, kolmas tahab võib-olla savu teha, siis ma arvan, kõik on võimalik. No siis on väga halb algus saatele, sellepärast, et meil šampanjat täna ei ole. Aga suur rõõm on, et sa saatesse külaliseks oled tulnud ja me sinuga teame juba väga pikka aega. Ma arvan, et minu algusaastatest, kui mina avalikku orbiiti tulin ja sa olid üks esimesi naisi kusjuures, kes ütles mulle, ma ei tea, kas ise mäletad seda, sa tulid Õhtulehega saadet tegema ja sa ütlesid, et sinust tuleb midagi. Ja siis sa ütlesid veel ühe huvitava lause, et kui sa hätta jääd, siis küsi abi. Wow. Ära minekul. Siis mõtlesin, et okei, sest vaata ikka, kui sa tuled avalikku ellu ja hakkad midagi tegema, siis sul see eneseusk on natukene võib-olla veel kõikuv ja see andis mingisuguse sellise võib-olla julgustuse, et inimene, kes on võib-olla pikalt meediamaastikul olnud, tajub ju tegelikult ära selle inimese, kellel on mingisugune sära või karakter olemas, et tulla ja olla, sest väga paljud ju tulevad ja kaovad. Siit ka küsimus, kuidas sinul on õnnestunud jääda kõik need aastad avalikkuse orbiiti? Kas see on olnud teadlik tegevus või sa pigem nii-öelda on see kuidagi loomulikult sinu elu osa olnud? Väga tore, et sa tõid mind tagasi siia kaugesse minevikku, et 17 mõtle. Mis aasta see võis olla? Ma arvan 80-ndad enne võib-olla olümpiamänge. Ja mind tõepoolest võeti seal tennisereklaami, mingi kindlustuse reklaam, oli kondoomi reklaam, oli selleks õnneks Venemaale. Ma polnud seksinud küll siis. Ja siis oli, ma olin muusikavideodes, Jaak Joala, Kuldne trio, ma hakkan praegu ketrama. Ja ma mäletan, et kui ma läksin sinna tennisereklaami, mind paluti, siis ma ei viitsinud isegi. Vaata, see ei olnud nagu tol ajal, see on mingi big deal. Aga kus nad sind üles leidsid? Kas olid kuskil agentuuris? Tänavatelt korjati rannast, Pirita rannast, igalt poolt, et see oli lihtsalt, ei olnud, agentuurid kindlasti olid, kuhugi mindi, kuskil kandideeriti, aga mind korjati ikka tänavalt või peolt ülesse. Ja siis ma mäletan, et see reklaami tegija ikkagi, kui ma seal kiunusin nagu, kuigi seal maksti ka toona väga hästi. Et sa said raha selle? Ma sain raha ka veel ja mitte vähe, aga ikkagi kuidagi juvitanud, nagu see tundus nagu secondary. Ja siis ta ütles ka mulle need sõnad, et tead, kui sa selle reklaami ära teed, ma teen sind kuulsaks. Aga see ei läinud ka mulle nagu korda, mis on isegi aru, mis asi see kuulsus nagu on. No see selleks. Ühe korra ma sain aru, mis kuulsus tähendab, kui tulid olümpiamängud ja siia tuli siis, kuigi oli Venemaa boikott toona, siis olid ikkagi Itaalia inimesed tulid purjeregatile, osalesid, nendega kaasas olid ajakirjanikud, fotograafid, Ja jällegi mind leiti Pirita rannast, olin seal sõbrannaga ja paluti mingisse moeseeriasse kohe, mille me tegime siis Maarjamaal, kus on see monoliit, mis meenutab fallost loomulikult. Ja siis ma bikiinidega kuidagi seal meie pühas paigas toona, mõtle kommunismi on täies hoos. Mingi lõke põleb seal või igavene tuli sõdurile ja siis mina seal poseerin bikiinides. Ja ma mäletan, et kuidas nad ütlesid mulle, et issand kui kahju, et me ei saa sind siit ära viia või välja viia siit maalt. Aga üks lugu on siiski, mida sa oled ise natukene avalikult rääkinud itaallasega olümpiamängudel. Seal, et sul oli üks suur väike armastus seal. Et kas natukene põgusalt rääkida sellest loost, et sa olid vist siis alaealine või olid täisealine? No alaealine. Et sind võlus ära seal üks Itaalia mees, üks purjetaja. Järsku mina võlusin tema ikka ära.
võimalik, ma arvan, et sa võlusid, sest Eesti naised on ju ilusad. Ja. Ja mis sellest loost tegelikult lõpuks sai, sellepärast et kui ma kuulasin seda lugu, siis see tundus kuidagi nagu õnnetu lõpuga, mis võiks praegu minna uuesti nii-öelda särama, et siis tegelikult see Itaalia mees kadus sinu elust. Ei, see on kurb lugu selles mõttes, et täpselt see, kus ma praegu pooleli jäin, on ju, nad ütlesid, et nad viiksid mu kaasa ja ma saaks seal kuulsaks modelliks, on ju, aga kuna see polnud võimalik, mul olid KGB mehed ka tegelikult kogu aeg kõrval, neid jälitati kogu aeg, et nad ei lubanud mul isegi kontakte jätta nendele itaallastele, mis oli kummaline. Aga siis täiesti juhuslikult ikkagi üks Itaalia mees, ka noor mees, purjetaja tiimist, et ta ikkagi pani mulle silma peale, ma ei tea, kuidas tal õnnestus mind smuugeldada sinna itaallastel oli oma ala seal siis purjespordikeskuse kõrval, kus nad olid oma karavanid ja asjad kõik püsti pannud, kus nad elasid, need purjetajad. Ja kutsus mind ikkagi sinna õhtusöögile. Ja siis ma olin seal äkki, no mõtle 17-aastane, no ma ei olnud välismaast mitte midagi, ma ei tea, täiesti loll lammas nagu. Ja seal kõik, seal oli õhtusöök, see oli nagu selline perekondlik õhtusöök, a la Itaalia, spagetti, ma sõin esimest korda spagetit, ma oskan seda süüagi, otsin makaronid, mida ma pean tegema, noakahvliga lõikama, lusikaga sööma, siis nad õpetasid mind spagetit sööma. Siis ma mäletan sellised flashbackid on, et hästi tore noorte meeste seltskond oli. Ja siis ma vaatasin, et issand, kui ägedalt nad riides on, et minu jaoks oli nagu, või meie jaoks nõukogude ajal oli kuidagi, et mees paneb nendel oli ülikonna moodi asjad olid seljas, aga niisugune relax ülikond, et ei olnud mingit lipsu, aga täie särk all, aga ülikond peal. Ja siis paljas jalg kinga sees, ma vaatasin, kas teil ei ole mokassiinid olid, eks? Mokassiinid on, aga mina ei saanud ju mitte midagi aru. Kas teil ei ole sokke või? Tead, niisugused lolli lapse küsimused. Aga ja sellele ühele kutile ma meeldisin, temaga me käisime siis sõitmas, tal oli ka väga kihvt Itaalia auto seal aga vaata, kui äge või milline selline soojus, et me sõitsime ringi, käisime piknikul ja ta tõi mulle sületäite viisi loomulikult roose. Ma ei tea, kust ta need roosid sai, sellepärast meil ei müüdud tol ajal ja eriti nagu sellistes määrades. Aga ma arvan, kombed. Ja ma arvan, et seal Olümpiakülas oli võib-olla eraldi mingi lille asi. Ta tõi mulle lõhnaõlisid loomulikult ja kõik sellised asjad, aga me lihtsalt sõitsime ringi, pidasime pikniku ja ta väga nagu austas mind. Ja oligi üks õhtupoolik, ta viis mu jälle koju, oli päikeseloojang, olime ära vaadanud, viis mind ilusti koju, andis emale üle. Ja siis ma üks õhtu nagu küsisin, et kas me ei võiks rohkem välja jääda või minna kuhugi. Mina käisin selle ajal, kus juures seal olid mingid baarid ja salaurkad, ma juba selle ajal käisin, et välja minna, et läheme nagu, ta ütles, et ei, et sa pead hiljemalt kell 12 kodus olema, nagu Tukatriinu on ju, et ma väga austan naisi ja rääkis oma emast ja õest ja kõigest ja ütles, et ma ei teeks ühelegi naiste rahvale, kes mulle meeldib ja keda ma nagu nii-öelda armastan, ma ei teeks kunagi, ma ei kasutaks teda ära, sa oled väga noor, ütles. Kas see oli väike vihja tema poolt, et tal olid siiski tunded tekkinud? Ja ta ei tahtnud mind ära kasutada ja siis temaga jagasime küll siis aadresse ja asju, hakkasime kirjavahetust pidama. Ja siis tema poolt kirju tuli, ma kirjutasin loomulikult vastu ja kõik oli tore ja sealt tuli veel kirju, aga kuidagi jäi ebamääraseks, nagu ta ei oleks mu kirju kätte saanud. Ja hiljem, kui ma kolisin Soome, kujutad ette aastaid hiljem, siis seal politsei, mitte keskkriminaalpolitsei või mis see, suojelupoliisi, ma ei tea, mis see eesti keeles on, kaitsepolitsei eesti keeles, nendel oli kogu minu pakk neid kirju, mis ma olin saatnud nii-öelda enda arust Itaaliasse. Oli nende käes ja Soome tegi nii kõva koostööd Nõukogude Liidu miilitsaga, et kõik need kirjad olid lahti tehtud, kõik need kirjad olid sinna jõudnud ja see loll politseinik või kaitsepolitseinik luges mulle veel neid seal ette. Ja ma vaatasin silmad suured talle otsa ja ma ütlesin, et aga ma ei saa aru, mis siin valesti on. 2 inimest meeldivad teineteisele, kirjutavad armastuskirju, et kus koha peal on siin riigi reetmine nagu. Et kui ma olin isegi Soome pääsenud, enda arust põgenenud turvalisse kohta, siis seal süüdistatakse mind riigi reetmises, et see oli jube karm. No ja siis ma saingi aru, et okei, et sellega on finito, capito
Ehk siis kaitsepolitsei rikkus sinu armastusloo itaallasega. Aga see oli ka hea selleks, et ma mõistsin äkki, et ma ei tohi sekundikiski kauemaks sinna Soome jääda, et nad, kuna ma tahtsin oma abikaasast seal nagu nii lahutada. Kus üldse liitsid selle abikaasa, esimese abikaasa? Ära räägi, see on nii õudne lugu kõik, see on nii jube, see on mingi hokimängija kuulus oli Soomes. Pori linnast, aga ma läksin esimesele ettejuhtuvale sõbranna pulmas, seal oli siis... Sul oli vaja lihtsalt riigist ära saada ja... Ainult riigist ära saada, no ma teadsin, et kummipaadiga ma ei lähe. Nii väga tahtsid ära saada, kas see olemasolev keskkond siin oli nii hirmus? Kujuta endale ette, sa oled 17, 18, sa oled selles kõige rebelimas eas nagu. Ja siis sa mõtled, ma elan Nõukogude Liidus, ma olin hästi kõva filmide vaataja, raamatute lugeja noorena ja kui sa loed kõiki neid seiklusjutte nii öelda kogu maailmast, kuidas sa ei taha ära minna, kuidas sa mõtled, et ma ei saa mitte kunagi, ma ei näe Afrikat, ma ei saa kunagi minna Ameerikasse, Austraaliast rääkimata ja ma ei saanud aru, ma kogu aeg esitasin neid küsimusi õpetajatele kõigile on ju. Mis nad vastasid sulle? Lollid vastused olid, ole rahul sellega, mis on, me elame õitsengus, siin on tore, seal on mäda, kõik seal on kole, seal kasutatakse inimesi ära, orjastatakse. Ja loomulikult, kuna me vaatasime Soome TV-d, siis me saime aru, et see päris nii õudne ei ole ju. Ja loomulikult ma tahtsin iga hinna eest siit ära saada ja oligi konkreetne soov, et esimesele ettejuhtuvale mehele, kellega ma siit ainult nagu võrku tõmban, lähen minema. Aga kuna sel ajal oli mul ka Peika Eestis, siis me mõlemad otsustasime, et me teeme. Tal juba oli mingi Soome proot, nii öelda. Ehk see oli kokkulepe, et mõlemad leiate mal uue kaaslase. Ja saame seal kokku. Nii, ja siis oli minu kord, temal oli see, minul veel ei olnud, siis ma läksin sõbranna pulma, siis seal oli kari neid mingid Soome mehi, olidki hokimängijad millegi pärast, ma ei mäleta, kuidas see sellega nagu assotsieerus. Leidsin sealt ühe hokimängija, rääkisin talle kohe oma kurva loo ära, täiesti ausalt. Ma olin tol ajal veel süütu selles mõttes, et süütu by mind, et olin hästi aus, siiras. Ja rääkisin talle ära oma kurvaloo, et ma ei taha siin elada, ma tahan siit ära, mul on peigmees, kellega koos me tegime sellise plaani. Aga see vaatas mind kilavate silmadega, tal olid nagu, ma mõtlesin hiljem, tal olid omad plaanid. Ja ta oli nõus, ta ütles, et ta aitab. Ma ütlesin, issand, kui tore, ma ütlesin, et rahad, kõik on... Et see oli siis abistav abielu? Abistav abielu, issand, kui tore sõna. Abistav abielu. Mitmes abielus sa oled olnud? Ma olen 2 päris abielus ja 1 abistavas abielus. Ma olen 2 abistavas olnud, 1 päris. Ja ta oli kõigega nõus, ma ütlesin, et ma rahad, asjad, et ma kõik organiseerin, et ära üldse muretse. Ja nii kui ma sinna jõuan, ma ütlesin töö, kõik on fine. Ja temaga abiellusin siis ja tänu sellele sain siis ära Soome, aga seal läks trall lahti, sest ma teadsin, et ma tahan ju tast ära lahutada. Aga ma teadsin, et... Tema ei tahtnud? Ei, see 3 aastat pidi, ma ei teadnud ka seda, vaata, ma ei teinud kodutööd korralikult, mul oli ainuke kihk oli ära saada. Siis jõuad sinna, saad teada, et sa tegelikult pead selle mehega olema 3 aastat enne, kui sa saaksid püsiva töö ja eluloa. Nii, siis sa jõuad sinna, siis sa räägid mehega, selgub see tõsi ja siis sa ütled mehele, aga ma tahaks tööle minna või ma tahan eraldi korteri võtta või ma tahan õppida edasi. Ja ta ütleb, sa ei lähe kuhugi, hõõrub niimoodi käsi, et siis nüüd sa oled siin minu oma 3 aastat on. Et tegelikult ma meeldisin talle ja ta tahtis endale mind hoida. Aga kui sa ütlesid, et on jube mees, kas ta oli välimuselt jube mees? Ei, ma tagantjärgi mõtlen, et oli jumal hokimängi heas vormis, kõik, kui sa ei armasta inimest. Aga sellel ajal, kui sa ei olnud tuntud ja leidsid selle Soome mehe, kas sa tajud ka seda erinevust, et mehed kuidagi teistmoodi vaatasid sind sellel ajal nagu päris sinuna, mitte selle rollina? Kuule, nad vaatasid mind noore ilusa šokolaaditükina, ma olin tõesti ilus. Aga ma mõtlesin seda just, et mis on muutunud võrreldes sellega, kui sa said Eestis tuntuks. Vaata, see on niisugune... Siis mehed kardavad. Just. Et kas oled sa pidanud ka tegema ennast võib-olla mingi suhte jaoks, vahet pole, kas on Eestis või kuskil mujal, natukene väiksemaks või siis loobuma ka mingis osas oma särast? See nüüd selline on, mul on täiesti võimatu, nüüd me hüppasime hästi pika sammu, kurat teab kuhu on ju, aga mul on hästi võimatu, peaaegu võimatu Eesti meestega mingit kontakti luua siin, sellepärast, et see taak, et ma olen kuulus, on mul seljas. Ja need suhted, mis mul siin on olnud, need on lõppenud ikkagi sellega, et lõpuks, kui me läheme välja, oleme koos kuskil, tahame kas või hommiku kohvile minna, okei, sealt tulevad siis inimesed, kes tahab autogrammi, kes tahab koos pilti teha, nii edasi. Ma näen, et see on frustreeriv, see on tüütu, see on,
see ei ole kas see on ka sinu jaoks olnud nende aastate jooksul frustreeriv? Eestis on suhteliselt lihtne olla avaliku elu tegelane, aga kas sa oled ise tundnud, et näiteks kui sul inimene väga meeldib ja sa näed, et talle see avalik tähelepanu nii väga ei meeldi, et kas sa oled vahel mõelnud selle peale, et Pekki tahaks olla lihtsalt mõned nädalad nii, et keegi ei tunne mind? Aga siis ma lähen välismaale. Et mul on hästi lihtne seal olla ja seal ma saan mina ise olla. Nüüd ma olen hakanud ka oma nime juba valetama, sest tänapäeval sa saad ju kohe guugeldada, on ju, et see on kurb, sa näed neid pilte, kõik on ju, ajaleb seal piimavannis ja tissid paljad ja nii edasi, see ei ole ka eriti hea renomee. Aga see on keeruline. Täna mul on ükskõik, mul on hea meel, nüüd me jõuame hästi huvitavasse kohta, mul on tohutult hea meel seoses kuulsusega, et ma päriselt sain Eestis kuulsaks, siis kui ma olin lapse ära sünnitanud, ma sünnitasin suht hilja, 37. Ja peale seda, ja see on kuulsaks saamise momendiks väga kõrge iga, ütleme. Siin on ju täna meil 18-20 sa alustad oma... Ja sellel oli ka lapse saamine kõrge iga tegelikult. Just, tohutult kõrge iga. Praegu on see normaalne, aga siis oli ju... Siis vaadati halvustavalt, mul oli oma elu vaja elada enne seda. Ja jumal tänatud, ma mõtlen tagantjärgi, sest enne seda ma elasin ju täiel rinnal, ma tegin, mida ma tahtsin, armastasin, olin kellega ma tahtsin, kuskile kedagi ei huvitanud ju, loomulikult Eesti konnatik on väga väike tol ajal ka, ma olin ikkagi modell siluetis on ju, ikka räägiti midagi, aga see ei olnud see ei olnud nii tüütu ja see ei olnud raske üldse, et nii kihvt oli saada kuulsaks kõrges eas, ütleme, kui su ilu hakkab vaikselt hääbuma. No kuule, sinu ilu küll selles vanuses ei jääbunud. Ja mis naistega ju juhtub, mis nende kõige õudsem on, kui sa oled noorest peast kuulus on ja siis sa hääbud ja siis see väline atraktiivsus kaob, aga siis sul peab sisu olema. Et mul õnneks selleks ajaks juba mingi sisu oli, välimus hakkas vaikselt hääbuma, ma hakkasin vananema ja siis sa saadki sellega nagu esil olla. See vananemine on väga oluline, minu meelest teema, praegu tehakse ka 50+ podcast ja nii edasi. Kui palju sinu jaoks on üldse see teema enda sisemuses, et räägitakse vanusest või öeldakse, et sa oled juba, ma ei tea, nii palju vana, eks ju, et see on minust hästi suur tabu, et miks inimesed oma vanust üldse kardavad või ma ei tea, ma ei ole sellesse vanusesse jõudnud, et ma peaks seda kartma, aga mulle tundub hästi nagu kummaline, et näiteks ka teraapias, kui ma küsin inimese käest, mul on vaja teada, kui vana sa oled, siis ma pean seda kuidagi läbi lillede küsima või mitu suve sa oled näinud, sellepärast, et inimene võib nii-öelda solvuda, et miks see vanuse teema on nii aktuaalne, et see tekitab sellist solvumist või ebameeldivat tunnet, et kas see on see, et pärast teatud mingit vanust hakatakse kuidagi ka inimesi maha kandma? Loomulikult. Vaata Vanilla Ninja tüdrukuid. Ma üle hulga aja ma mõtlesin, et Eesti rahvas on nagu õnnelik ja ha-ha-ha ja yes ja tüdrukud on comebacki teinud ja nii ägedad naised ja nii edasi. Kuule, nii palju tuli vasakult ja paremalt tegelikult ütlusi, et vaadake, et issa, neil on 3 peale 7 last, nad on juba... Kus sa seda kuulsid? Ma ei ole seda kuulnud. Tead sa, ma ei loe kommentaare ja ma mõtlesin, et kuna meil tuli ka hästi palju kommentaare ja inimesed kirjutasid peale seda võitu, siis ma mõtlesin, et issand, kui äge, et ma tahaks näha seda Eesti rahva nagu mingit hõiset või ühtekuuluvustunnet või rõõmulainet. Ja mõtlesin, kas kordki nagu suudetakse... Aga see rõõmulaine oleks võinud tulla, kui laul oleks olnud keskpärases natukene parem. No jätame selle nüüd sinna paika. Mulle ei meeldinud lihtsalt, vaata, seal ei kritiseeritud seda laulu, seal kritiseeriti nende naiste iga konkreetselt, et need memmed võiksid juba hakata pensioni peale mõtlema, Nendel ei ole ju välimusel mitte midagi. Kritiseerige siis seda laulu või ma ei tea, etteastet või kostüüme või mida iganes. Aga ärge, nad on kõik vanuse kallal. Ja naiste puhul ollakse vanuse kallal, meeste puhul mitte kunagi. Aga sa ise oled tundnud selles osas, mõtlen just survet, et sa oled teadlikult näiteks mingist vanusest hakanud pingutama, et nooruslikku välimust säilitada, sest sa näed nüüd hästi halvasti öeldes, eks ju, et sa näed oma aja kohta ikka väga hea välja, et aga kas selle taga on mingi teadlik tegevus, mingi selline nipp, mida sa ei ole võib-olla avalikult mitte kunagi jaganud? No ma räägin, ma joon noorte meeste verd. No. Sina ise oled äkki sa oled seal Epsteini failides ka? Need seal olid luudis joonud ja söönud. Et igasugu asju tein loomulikult, et igavest noorust säilitada, aga lihtsalt sa naisena saad ühel hetkel aru, et see ilu on kaduv ja siis sa pead millegi muuga kuidagi seda atraktiivne olema või tähelepanu võitma. Ja ma ei
ei saagi aru, kus see krõks käis, et miks mul äkki on tähelepanu vaja. Kuigi ma täna tunnen, et kui minust paar kuud mitte midagi ei kirjutatud, see on täiesti fine, et ma ei lähe hulluks, ma ei hakka ise mingeid asju välja mõtlema või genereerima. Väga paljud avaliku elus tegelased, just influencerid ju teevad just, seda, et nad lihtsalt ongi vaja konflikti, mitte sellepärast selle inimesega tülitseda, vaid et tähelepanu saada. Et olla pildis pidevalt. Et seda vajadust mul veel õnneks ei ole. Aga see on kunagi olnud? Mäletad ei ole, aga ma mõtlen, kui ma tagasi kerin nagu ja kui ma olin iga teine nädal Kroonika kaanel, siis ma tundsin küll mingit kikki. Mul endal tekkis see, et kui ma tulin avaliku ellu, siis iga nädal ilmus mingeid artikleid ja siis olid selles mullis sees, see tundus nii normaalne ja siis ühel hetkel ma ise nagu mõtlesin, et võtan ennast nagu vähemaks ja siis tekkis selline tunne enda sees, et siin nagu ei olegi olemas, et see koht, ma teiste avalikule tegelastega rääkinud, et see käib ära, mõned jäävadki sinna nii-öelda sisse ja siis hakkavadki paaniliselt seda tähelepanu otsima, aga see on täiesti fenomenaalne, kuidas meedia tegelikult tekitab sulle kogu aeg seda adrenaliini, et sa kogu aeg nagu nõelte peal ja siis, kui sa sealt ära tuled, siis on niisugune tunne, nagu sind ennast ei olegi olemas, et sa oled mõttetu inimene. Et on sul see tunne kunagi läbi käinud? Õnneks ei ole. Õnneks ei ole. Et ma olen ikkagi see, kes, kui midagi pakutakse, et tule tee seda või teeme loo või asja, siis ma olen hästi ikkagi valiv olnud. Mitte nüüd kogu aeg, ma ei saa seda öelda, vanasti ma tegin igasuguseid trikke, aga ma saan ikkagi, siin tuleb vanusmängu, et ma saan aru, et mingit teatust vanusest ei ole see okei, et see on hale. Ja nüüd ma toon hästi vastuolulise näite, et ma mõtlen, et seal mingi 20 aastat tagasi, millal me see õllesummer meil tuli on ju, ja mul lendab seelik üle pea, aluspükse pole jalas on ju, siis see on okei. Juhtus oli nii, kusjuures see ei olnud ette kavatsetud. Ma ei saanud teada, et tuuleiil tuleb ja tõstab mu seeliku üles. Aga kui ma nüüd juhtuks see sama asi, siis see oleks natuke hale. Muidugi, kui see kogemata juhtuks, ma ütleks võib-olla, so what juhtus. Aga ometigi eelmine aasta sa võtsid tissid paljaks. Ja siis ma ütlengi, ja siin on vastuolu tuleb. Ja siis ma olen õllesummeril õhtujuht on ju, lähen lavale ja ma tõmban tissid paljaks. On natukene kuul pähe küll olukord. Aga sellistes kohtades ma olen märganud, kusjuures veel kui sa Brigittega tegid mingeid vestlusõhtuid, siis me olime minu sõprade juures kuskil seal majas ja seal oli üks Anu, nii-öelda tuli natukene bravuurselt, mis iganes, ja siis ühel hetkel sul käib see rollivahetus nagu nii nipsti, et mind pisut isegi hirmutas nagu kõrvalt vaadata, et siis ühel hetkel sa oled niisugune bravuuritav, võib-olla natuke isegi ülbe või selline üleolev, eks ju, et fa, mis on tegelikult nagu meestele ju meeldib, see on kõik nagu tore ja siis järgmisel hetkel backstage siis sa muutud täiesti nagu selleks minu jaoks nagu pärisanuks ja siis mul nagu on olnud vahepeal see, et millise osaga ma siis praegu pean nagu suhestuma, et kas ise tajud seda rolli muutust, mis sinust käib, sest minu jaoks on olnud see kõrvalt vaadates pisut hirmutav, mitte nagu halvas mõttes, aga lihtsalt, et sa ei tea, kuidas nüüd nagu organiseeruda nii-öelda, kas ma lähen selle fa poole peale nüüd nagu kaasa või siis ma tulen selle nii-öelda toreda südamliku Anu juurde, et siis see roll käib sul mõnikord hästi nipsust, aga kas ise tajud seda rolli muutust? Ei, aga ma mõtlen pigem niipidi, et kas sul ei ole nii, et kui on ikkagi pidu ja mingi selline üritus ja on natuke liialt šampanjat nauditud, siis sa oled ju ühesugune või teissugune. Ja kui sa oled nagu joodki ainult vett, on ju nagu täna hommikul siin ja šampanjat ei ole, vaatan, ikka ei ole veel, on ju. Et siis ma olen nagu teissugune, siis ma olen nagu rahulikum, tagasihoidlikum, ma ütleksin isegi soliidsem ja ega ma töö juures ka ju ei mölla, eks ole, ma ei mölla vabal ajal, ma ei mölla oma tuttavate ees. Et ma arvan, et see minu bravuur ja fa on ikkagi mingi ürituste ja avalikkusega seotud. Aga kas see bravuur ja see on hästi huvitav minu jaoks, kuidas inimese isiksus nii-öelda kujuneb, et nüüd tuleme tagasi selle juurde, kus sa siis Eestis kuulsaks said üldse millega, et nüüd, kui sa olid lapse ära sünnitanud, et kas see roll kui sa kuulsaks said, kas oli kohe teadlik, vaata sa oled öelnud, et sa tahtsid natukene siin nagu möllu korraldada, et Eesti tundus nii igav, et kas oli siis nii-öelda teadlik roll, sest näiteks kui mina kunagi siin meediast vaatasin, mäletan, ma käisin Tantsi Pepu Pieneksi või midagi selline. Tantsi Pepu Pieneksi. Oli selline saade ja siis ma nägin sind esimest korda seal ETV-s, või ETV majas oli see salvestus ja siis sa tundusid ka selline bravuurne, siis mäletan, meil pandi pärast klassiga sinna bussi ja siis Anu läks oma kasu
kasukaga lehvis, kõik vaatasid, et siis mulle jäigi niisugune mulje, et inimene ongi selline, et vaata, noor inimene ka ei saanudki aru, et siis, aga kas sa ise nagu teadlikult ehitasid selle rolli ja sest ma ei näinud kunagi näiteks meediast seda osa, mida sa praegu näitad, mis võikski olla praegusel hetkel, inimene peab küpsema. Ma olen vanemaks. Ma räägin piinlik oleksin. Aga kas sellel ajal, kus selle rolli nii-öelda ehitasid, siis nagu ma aru saan, eks ju, kas oli ka neid hetki, kus sa olid sellest Anu Saagimi rollist väljas või nagu me oleme siin teiste avaliku elu tegelaste influkate pealt näinud, kes kaavadki oma sellesse rolli ära ja siis nad ongi kogu aeg ka sõpradega selles rollis. Kas sul oli ka neid hetki, kus sa sellest Anu Saagimi rollist välja ei saanud? Ei, nii õudsat asja mul ei ole ikkagi juhtunud, aga ma just mõtlen, et kuidas sa hoidsid või sa said kuulsaks ja said see teadlikult. Vaata, ma ei saanud ju, mõtle, ma ei ole ju mitte keegi, ma ei ole laulja, ma ei ole näitleja, ma olen suur kirjanik, eks ole, kunstist rääkimata. Kuidas siis saada kuulsaks? Ja ma arvan, et selles mõttes ma olin Eestis ikkagi fenomen ja hästi paljud kuulsad inimesed heitsid mulle ette, kuna must kogu aeg kirjutati, siis ma mäletan, et tulid sellised arvamusliidrid ja arvamused, et kes ta siis on, kus ta kargas välja, tühikargaja. Ma ei ütle ühe raadiosaate juhi praegust nime, kes mind on ka nüüd aastaid kutsunud oma saates, ma ei lähe, sest ta ütles raadioeetris hästi koledasti, ütles, et kus see veel tuli, mitte keegi, mingi keldri kakand kuskilt, ma ei tea, no hästi rõvedalt. No. Ja ma saan sellest aru. Muidugi, inimene ei oska mitte midagi, ma ei oska isegi lauda kokku panna, on ju. Või mitte midagi. Ja tegelikult ma sain kuulsaks nii, et mu mees oli ju kuulus Soomes, ma sain enne Soomes kuulsaks ja sealt ma korjasin selle nagu meedia tähelepanu, tähendab, ma sain nii palju haiget sealt, kui ma hakkasin selle mehega käima alguses. Kas Soome ühiskond vaatas seda ka kuidagi? Jaa, meil oli salasuhe tegelikult, kuigi ta oli poissmees. Aga kas sellel ajal mõisteti ka hukka sellist suuremat vanusevahet? Tead sa, see ei olnudki kõige õudsam, see tuli ka kaasa loomulikult, sest ma olin 22 aastat noorem, see võeti ka ribadeks, aga pigem hakkas see sellest, et ta oli kõige ihaldusväärsem poissmees Soomes, miljokas ja siis tal oli, ma ei tea, modellide armee seal ja igasugune kuulsuste armee oli järjekorras seal ja see Soome meediat huvitas nagu rohkem. Millega sa ära võlusid? Või? Ja siis tuli, kurat teab, kuradi ida-eurooplane on ju kuskilt, mul mustad siuksed süsimustad juuksed. Kas sellele sa olid juba USA-s ära käinud? Ei, temaga ma läksin alles sinna. Mu süsimustad juuksed, selline tuli ja võttis nende kullatükikese ära nagu. Ja see oli see kõige õudsam pauk ja siis nad hakkasid uurima, kes ma olen, saadeti reporterid Eestisse, uurima mu tausta, lapsepõlve, koolini välja, ema ukse taha mindi. Ühesõnaga, mind registi seal Soomes nii ribadeks, sest ma olin ju täiesti tundmatu persoon ja ma sain nii palju haiget. Ma nägin elus esimest korda, et selline asi võib juhtuda. See oli nagu tundmatus kohas vette kukkumine. Kui sind kistakse veres lihale, siis ma nutsin ja ma olin hüsteerias ja ma ütlesin, et see kõik on nii õudne ja ja kõik karjusid mulle sellest, et oled temaga ainult raha pärast ja ühesõnaga nii edasi ja nii edasi. Ja vanuse vahe loomulikult, siin ei saa mitte mingit armastust olla. Ja ma ütlen, halleluuja, ma ei tea, kas kuskil taevaisa kuulis mu palveid. See mees kukkus ju, sel ajal tuli kõige suurem majanduslangus, Soomes oli majanduskrahh ja ta kukkus totaalselt pankrotistus täiega. Ja siis, et ma jäin ta kõrvale sellest hoolimata, et tal ei olnud nagu pennigi raha on, siis see oli nagu imeteime, aga sellest eraldi keegi loomulikult enam midagi ei rääkinud. Oli see armastus? No see oli armastus, kui ma jäin ta kõrvale, see tähendab ju seda. Ja me läksime, kuna ta oli pankrotistunud, siis ta lõpetas Soomes ju kõik oma ärid asjad ära ja me läksime nagu 2 pagulast Ameerikasse, kus tal oli õnneks suhteid ja ta alustas seal täiesti nullist. Vaat siis ma läksin taga nagu Ameerikasse. Ja kui ma olin mõnda aega Ameerikas olnud ja nägin seal, kuidas see elu keeb ja kuidas seal jällegi kummardati neid inimesi, kes olid natuke teistmoodi. Kui sa rääkisid aktsendiga, kui sa olid kuskilt just sealt mingist imelikust kohast, see tõsteti kõik seal pjedestaalile. Ja mul isegi öeldi... Kummaline tegelikult ju ühelt poolt oli seal ja siiamaani natukene see latiinode vastasus, eks ju, ja mustanahaliste vastasus, aga ometigi on inimeste, see ühiskond selline, et kui sa oled nagu valge ja tuled kuskil
kuskilt teisest kohast, sa oled nende jaoks nagu eksootiline. Absoluutselt, ma olin eksootiline komm seal ja ma nägin, kui kihvt see oli, mul isegi öeldi, et jumala pärast ära proovi oma aktsenti nagu kaotada, et las sul olla see väike aktsent juures ja see eriline stiil, ma käisin teistmoodi riides nagu põhjamaiselt. On ju. Ma mäletan, et sellest tekkis juba Chicagos oli furoor, ma kõndisin seal ringi, läksime ka mingisse seltskonda ja värgi, ma ei kandnud ju rinnahoidjat, on ju. Ma mõtlesin, mul ei ole vaja, normaalsed väiksed rinnad, no natukene võib-olla sealt nibu võib-olla paistis läbi bluusi, see oli nagu, no see oli õunes, üle selle piiri ei oleks tohtinud astuda, aga see selleks, sealt ma sain nagu selle energia või mingi asja, et kui ma tulin tagasi juba Soome, ma tulin mingi aeg tagasi Soome ja seal hakkas meedia uuesti meid pani hakklihamasinasse, siis ma sain aru, et see kõik on köki-möki. Mul ei läinud enam mitte midagi korda, mulle tegi see nalja, ma kasutasin ajakirjandust ära, ma panin seda vahtu juurde, sest ma sain järsku aru, et ma saan nende vastu võidelda ainult nende enda relvadega. Ehk siis, kui nemad tulid mulle rääkima mingisugust täiesti jaburat juttu, et mind või minu meest oli kuskil armukesega nähtud või keegi oli kuskil purjus ja tegi seda, teist ja kolmandat, siis ma panin nagu seda tuld juurde, ma lisasin, ja te ei tea, tegelikult mul on neid armukesi 2 tükki, üks on siin, teine see. No ühesõnaga, sa mängid nad nagu üle ja kui nad sellist lollust kirjutavad, siis saab juba tavakodanik ka aru, et siin on kuskil, kellelgi on kruvid lahti. Ehk siis ma õppisin... Aga saab aru, sellepärast, et väga paljud inimesed ju arvavadki, et sul ongi armukesed kogu ja ma vahetan 2 korda nädalas implantaate. See oli hea, kunagi mingi intervjuu oli, kus olid, et sa paned, kui sa lähed Klaab Überlingerisse või mis iganes, see oli suured ja roosad. Just. Ja kui ta argipäeval pane väiksemad. Ja see läks täie ette. Ühesõnaga, see näitab seda inimeste kergeusklikkust. Ma ei taha öelda praegu kedagi solvata, öelda rumalust, aga naiivsust. Ja see, kuidas sa saad ükskõik millega nagu inimesed sinna lõa otsa. Et tegelikult meedia ju kõiki avalikud tegelasi peaaegu, nad mingil hetkel tambivad maha. Absoluutselt. Kõigepealt nad tõstavad sul piedestaalile, see on hästi oluline reegel. Minu jaoks oli enda puhul hästi oluline, et 3 aastat ainult imeline ants. Mul oli juba nii siiber, seal mõtlesin, et ütleks keegi halvasti. Kuidas me hoiatame siin, et see tuleb, see hetk tuleb. Aga see on ka oluline, et mitte kõige eest hoiatada, pärast räägin miks. Aga siis palud, et keegi ütleks midagigi halvasti ja ise ütlesid niimoodi, nagu sõnusin ära ja siis tuli nagu hakkas tulema nagu 1,5 aastat jutti. Ja minust on hästi huvitav see, et sa ütlesid, et sa nutsid ja püherdasid. Aga mul tekkis see, et kui ma lugesin neid artikleid, siis see oli nagu 3. inimesest kirjutatud. Ja mul tekkis täiesti niisugune nagu vaakum või selline, ma ei oska öelda, ma läksin nagu kapsli sisse ja siis ma hakkasin ennast nagu peitma, et seal tekkis, siiamaani ma tegelikult taastun sellest, mitte et ma oleks nii hullult katki olnud, aga just see mingisugune sära või isikupära, mingisugune oma olemine, mis oli nii vahetu, aus ja see otsekohesus, ma märkasin, et mingi osa minust pani selle nagu lukku. Ja nüüd hakkab järjest rohkem nagu tagasi tulema ja hakkab nagu avarduma ja ma peitsin ennast tegelikult mingitesse suhetesse ära, kus ma andsin veel rohkem oma energiat ära, et ma tahtsin ennast teha täiesti keskpäraseks ja panna ennast pakendisse, aga ma ei saanud sellest ise aru, see käis nii loomulikult, et sa kuidagi nagu vaikselt uinutad ennast nagu ära ja siis ühel hetkel, kui sa hakkad aru saama, et kuule, see ei ole üldse see elu, mida sa elada tahad, siis see nagu reaalsuse šokk on nii hull, et sa mõtled, et aga kuidas ma nüüd selle Antsu siis jälle nagu üles leian. Et see väga nagu haakus sellega, mida sina nagu läbi tegid omal ajal. Kindlasti sul oli see hullem, sest sul oli ilmselt mitme riigi. Et ma vaatan praegu, et kummaline sinu puhul on see, kuhu nad ei ole küüsi veel taha saanud ja mida nad mulle tegid. Et ma ütlesin, et ma nutsin ja püherdasin ja mul oli halb olla. Vaata, nad läksid mu ema kallale, kui nad ei saanud kõike välja. On läinud? Nad on käinud mul maja juures, et mis rahade eest ma maja ehitan. Ütlesin, mul on kõik dividendid maksud oma rahade eest ehitan. Siis üritati niimoodi kavalalt teha, et me teeme niisugust nagu uurimust, et kuidas avaliku elu tegelased nagu kujunevad ja et ma olen ülikooli nagu õpilane ja tahan teha nagu seda, aga tegelikult oli seotud juba meediamajaga, ehk siis ta oleks saanud, et andke oma õpetajate kontaktid ja andke oma ema ja siis ma sain aru, et nad
ei leidnud mitte midagi ja nüüd nad tahtsid küüsi taha panna sellele, milline Ants koolis oli, kuidas ta õpetajatega oli ja siis emale ja vennale kirjutati ja siis ma keelasin kõigil ära ja siis ma otsustasin sellel hetkel, et ma eraelu ja oma perekonna jätan täiesti välja, et ka inimesed mõnikord küsivad, miks ma oma perekonnast väga palju ei räägi. Ma ei saa rääkida lihtsalt sellepärast, et hiljem kistakse see kontekstist välja ja lüüakse siin nii-öelda risti täpselt sellel hetkel, kus neile on kasulik. Et selles mõttes on see elu huvitav, aga samas ka põnev. Ei, aga ma ütlen, et täna on lihtsam sellepärast, et kui nüüd keegi ei ole avaliku elu tegelane, näiteks sinu ema või sinu vend või sinu koer on ju ütleb, et ta ei taha olla, siis täna minu meelest ei saa seda päris niimoodi tõmmata siia letti ja hakata nendest aga nad läksidki meeldivalt, et ta andke meeldivalt. Ja kavalusega. Aga minu sel ajal, kui mina nii-öelda see kuulsuse reis algas, siis võeti ju kõik, siis ei olnud seda, sel ajal ei tulnud kõne allagi, et keegi läheks kaevaks kohtusse. Sa ise avaldasidki kõik. Ja ma ei tea, ma vist nii väga palju perest nagu ei rääkinudki, aga ei, mitte enda kohta ma mõtlen just, kui sa olid ise meediaväljaande peatoimetaja, et sellel ajal neid reegleid ei olnud, et sa võisid tegelikult avaldada kõike, sest see oligi nii reguleerimata. Ja mina mäletan, et ma olen Justi peatoimetaja, aga siis oli selle ajakirja omanik Rene Meriste, kes siis ütles, kui meil ei ole iga kuu üleval ühte kohtu keissi, siis see ajakiri ei ole meelelahutusväljaanne. Siis ta on mõttetu. Ehk siis seal nagu haetigi seda verd ja see on rõve aeg. Kui sa täna hindad, kas täna on meelelahutusajakiri normaalsem või on igavam? Pehme igav, aga ma ei igatse neid jubedaid aegu tagasi, sest seal tehti nendele inimestele väga palju haiget, kes olid üldse nii pritšom, nad ei puutunud üldse asjasse nagu. Kuidas saab minu mingisugune klassikaaslane või ma ei tea, keegi lasteaiasõber, et sa tõmbate sinna letti ja hakkad teda siis hakseldama, välja arvatud loomulikult siis, kui te ise seda ei soovi, sest ilmuvad välja ka need sõbrad ja tuttavad, kes siis kujutavad ette, et nad võivad sinust ükskõik mida välja mõelda ja rääkida. Aga see selleks, aga see oli nagu kauboi aeg või metsik lääs tol ajal, et ikkagi kui ma hakkasin vaikselt niimoodi sinna kuulsuse redelit mööda ronima ja ütlen veel kord, ma ei tahtnud kuulus olla, aga kui ma tulin siia, sünnitasin lapse ära, ma olin juba 40-ndates, mulle tegi nalja see, kui lapsik ja naiivne oli meie meelelahutusmaailm. Ma mäletan ühte seika, kus sa läksid Kroonikapeole ja siis ütlesid Katrin Lustile, et sa kannad mingit rämpskleiti, eks ju, ja Katrin natuke emotsionaalsem, eks ju, ta nii tundus, et ta väga solvus sellest. Muidugi siiamaani ta ongi see, et me ei suhtle üks kleidi lugu. Oota, kui primitiivselt tegelikult. Primitiivne, sest see kuulub asja juurde, et kui sa viskad, ütled, et sinu kostüüm, jumal, see on minu 3 kuu palka. Inimene sureb ära, ta oli läinud vetsu, näidanud kaamera eest mingit silti, kus ta vintage'ist oli ostnud mingi kalli kleidi. See ei ole oluline. Oluline on see, et me oleks võinud seal kohe punasel vaibal natuke kraagelda ja seda sõna teravust nagu teineteise peal seda keelt natukene ihuda. Aga see on ära kadunud Eestis? No inimesed on, ma ei tea. Kas üldse võib midagi arvata, sellepärast, et täna kindlasti mitte. Ma tahakski võidelda selle vastu, et miks me ei või enam arvata neid arvamusi, sest kui ma märkan seda, et kui mingi arvamus tuleb, siis ei arvata, me esimeses podcasti osas ka rääkisin, et enam kuidas ma ütlen, ei kritiseerita seda arvamust, vaid rünnatakse kohe isikut. Et selline nagu intelligentne nagu arvamuste põrgatamine ära kadunud, et minnakse kohe isikustatud tasandile, et ma hakkan kohe seda teist inimest hävitama. Et samamoodi nagu ninjade puhul, eks ju, et te olete vanad ja teil on 7 last, et ei sobi mitte kuhugi, eks ju. Et ma saan aru, et laulu kohta ütled, et see on 2010 aasta selline nagu blend. See on arusaadav. See on arusaadav, eks, aga eurooplastel võibki olla kehv muusika maitse ja see võib jõuda. Ja Eurovisioon, nagu me jõuan korraks hetkeks siia. Eurovisioon on ju selline, et me otsime Eurovisiooni laulu, et me otsime Eesti laulu, et lasta siis olla, sinna ta sobib ja Eesti rahvas on keskmine. Kui ninjade jäätis süüakse miljoneid aastas, siis nii, see selleks. Aga üks küsimus sulle. Mis on üks saladus? Ei hakka, mina saladusi ei paljasta. Mida Anu Saagimi kohta võib-olla
keegi ei tea, aga mida sa oled endaga kaasas kandnud? Mina seda siin saates kindlasti ei paljasta, loll oled peast. Palju ma maksma pean? Oleks šampanja andnud kohe keelevalad valla olla. Näed, tegid suure vea. Just. Ei, kindlasti ma ei paljasta seda. Ma mõtlen, kas ma hoian mingeid asju, kas ma üldse kirjutan kunagi. Ma tahtsin küsida, ma ise pakkusin sulle, et kirjutada eluraamatut. Ja ma ei ole nagu ei viitsi. Ma mõtlesin, et kui ma hakkan seda Heatürku podcasti tegema, et siis ma teen selle kuulda nagu vormis, nagu, et ma alustan sealt kuskilt, on ju, ja räägin nagu kogu oma eluloo ära, on ju. No see on täiesti lappesse läinud, sest et noh, sa vaata, hakkad ühest teemast rääkima, sul tuleb 1000 muud asja nagu meelde. Loomulikult seal on neid pärleid on sinna vahele ära pikitud ja peidetud ja sealt saaks kokku, AI kirjutaks kindlasti fantastilise loo kokku. Okei, ma teen veel nagu neid podcaste ja käin igal pool ja siis lasen AI-l võib-olla kokku korjata, sest need mälestuste kuhi, mis ma siia vahepeale nagu suskan, noh, sellest saaks juba raamatu kirjutada. Ma lihtsalt vist see ei ole, et no võib-olla tõesti ma läheks Itaaliasse kuskile, rendiks mingi maja ja istuks seal 3-4 kuud või pool aastat ja siis niimoodi vaikselt nagu ma arvan, see on lihtsalt väga see, mida väga paljud inimesed tegelikult ootaksid, sellepärast, et see elulugu, kuidas inimene kujuneb ja sul on nii värvikas elulugu olnud, mida oleks tegelikult mitte see, et hullult palju pappi teenida, vaid see on lihtsalt põnev. Ehk siis minust sinu karakteri puhul või selle elu puhul ongi see, et sa ei ole kunagi andnud alla. Ja vaata, väga paljud inimesed mulle tundub, kui ma oma tööd vaatan või inimesi ümber, noh, avalikust mullist me ei räägi, aga kui ma vaatan lihtsaid inimesi, siis toimub nagu mingi huvitav krõks ära inimestel pärast 20-ndaid, 30-ndates, kus inimesed nagu manduvad ära. 30-ndates ei, ma ei räägi nagu sellisest klassikast mandumisest, aga kui ma räägin oma nii-öelda kas või klassikaaslastest, mis iganes, kes tahtis geenitehnoloogiks saada, mis iganes, siis kuidagi nad annavad alla ja nad lähevad sinna sellisesse keskpärasus ei ole alati halb, aga nii sinna argipäeva ära ja sa näed, et nad tegelikult ei ole rahul oma eluga, nad on õnnetud, et nad tahtsid tegelikult palju rohkem, aga mingi sein tuli ette, et vaata noorel inimesel ikka on need illusioonid ja et ma tahan saavutada ja see just kirg nagu sees ja mingil hetkel see nagu tapetakse, mulle tundub nagu ära. See eluväsimus tuleb liiga varakult. Just. See on kummaline, sest ma hakkasin nagu, mul 3. noorus läks lahti just 37, kui ma olin lapse ära sünnitanud ja siis mul on ja siis see surve ka näiteks, et ühiskond, ma tajun oma pere poolt või et aga kuna sina siis omale suhte näiteks, aga siis ma vaatan, et aga kui sa oled oma õnnelikes suhetes, siis ma ju näen seda, ma ei tahaks sellist keskpärast elu elada ja ma saan seda täiesti ausalt nagu öelda, ma tahan teisiti elada, et ja siit tulebki mängu see, et väga paljud inimesed otsustavadki olla oma elus üksi. Sina oled ka täna oma elus üksi tõenäoliselt. Kas see üksi olemine, see üksindusega mingis mõttes nagu kindlasti alguses on see valulik protsess võib-olla? Oled sa kunagi tundnud? Kui sa oled nii palju möllanud nende meestega ja kohutavaid situatsioone mul on olnud. No mul on loomulikult, mul on abielu ajal olnud armukesed ja kõik asjad ja kõik see virvarr, mis on käinud. Tead, minu üks salasoov oli see, et ma saaks üks kord rahu, kui olid kõige õudsemad ja hullemad hetked nagu. Et ja sinna olid kaasatud mehed loomulikult ja see ei ole lihtne, armastus on üks asi ja teine asi on siis, kui sa teed hakkavad lahknema või mida iganes juhtub, on ju. Siis ma mäletan, mu üks soov oli, issand, saaks ma nagu rahu, et saaks ma ise otsustada, saaks ma ise teha, olla ise enda peremees, sest nii kui sa oled koos oma mehega, ma olen 3 korda järjest abielus, siis mul olid seal mingid suhted, on ju, ja sa oled kogu aeg sellest teisest inimesest sõltuv. Kui sa ei leia ikkagi endale hingesugulast, vaat see hingesugulase leidmine on võib-olla veel olulisem kui see, aga see peab tulema ikkagi läbi armastuse, see esimene samm peaks olema see armastus ja kirg. Kas sa oled kunagi leidnud selle hingesugulase? Ja ma ütlen, et mul 3. mees oli ikkagi minu elu coach, ma kutsun teda, ja hingesugulane selles mõttes. Kas oli Risto-Mati? Jaa, Risto-Mati Radija. Et ta oli, aga me jõudsime, kui me olime 20 aastat ka abielus, siis mingil hetkel peale 10 aastat abielus olles me kuidagi, näha oli, et meie kooselu ei olnud enam päris, on ju, temal olid kõrvalsuhted, minul olid kõrvalsuhted, siis me jõudsime mingi konsensuseni, et see on täiesti okei, et nii kaua, kui me oleme omavahel, saame jube hästi läbi, naerame, meil on lõbus, me suudame reisida koos, me suudame jagada mingeid emotsioone koos, siis see on köki-möki, kui sul on see mingi suhe siin, suhe seal, ta ei ole nagu jääv, on ju, et
meil ei juhtunud seda, et nüüd keegi oleks silmini nii ära armunud, et sellepärast siis oleks midagi juhtunud. Aga sellised väikesed hüpped. Kas selline päris armastus siis, kuidas sinu elukogemus ütleb, nõuab tegelikult sellist vabaduse mõõdet sisse, et kui sa teed selle partneri nagu enda omaks ja allutad ta endale mingis mõttes, siis kaob sealt see... Ja ma ise olen nii loll olnud, ma ise mõtlen, ma olen nii lollilt armukade olnud, täiesti tühja koha pealt selles mõttes, mitte tühja koha pealt, selles mõttes ma tean, et on kõrvalsuhe olnud ja siis ma olen, igaüks on närvis, aga kurat, unusta ära ole nii väiklane, sa ei saa 20 aastat olla 24/7 ühe ja sama inimesega, sa ei söö kogu aeg ühte ja sama leiba, sa ei kanna ühtesid ja samu riideid, sa tahad ju vaheldust. Ehk siis noorte illusioonega natukene purustades siis ka oma töös ma näen seda, et kõrvalsuhted on mingis mõttes elu loomulik osa. Ehk siis kui te arvate, et need, kes on 20-30 aastat ja emme-tissid on koos elanud, et seal ei ole kõrvalsuhteid olnud, ma olen näinud ühte paari, kus ei ole olnud kõrvalsuhteid 10 aasta jooksul. Et ja see on väga väike protsent, et tegelikult kõigil on mingid kõrvalhüpped olnud ja see ongi just väga paljud sellised kõrvalsuhted hoiavadki olemasolevaid suhteid elus. Ja, aga ära tõsta seda praegu pjedestaalile, sellepärast, et on ka nii võimalik, et ma mäletan, et ma olin mehega abielus oma abikaasaga ja siis seal 10 aastat juba olnud, siis mul tekkis kõrvalsuhe hästi intensiivne, ma olin ka armunud, kohutavalt armunud, siis mehesse ma olin armunud nagu oma sõbrasse, parimasse sõbrasse, aga siis tekkis armastus ja vaat seda armastust, see kestis mingi 8 aastat, ma olin nii armunud, et ma ei petnud mitte kordagi. Et ka see on võimalik. Aga sa olid 8 aastat, ma mõtlen just neid 20-30 aastat suhteid, et seal on ikkagi olnud mingid ja küpses suhtes on ju täiesti lubatud näiteks, et kui sa oled 20 aastat või 15 aastat, 10 aastat partneri koos olnud, siis kõrval armumisi võib ette tulla, aga täiesti ka terapeutselt muide on lubatud see, et kui mõlemad on küpsed inimesed, et sa lähed koju ja jagad, et tead, mul toimus mingi armumine ja see peab nüüd olema, see on küpse suhte puhul. Seda ma ei usu hästi, et sa lähed koju ja räägid sellest. Et ma ei ole ju petma läinud, sa räägid sellest, et mul tekkis mingi tunne selle teise inimese, nii kena naine näiteks oli või nii kena mees oli. Ja kui sa saad selle tegelikult ära jagada oma kaaslasele ja teine võtab selle vastu ja võib ka jagada, kui ta näeb midagi, siis see tugevdab suhet. See on täpselt see, millest sa rääkisid, see hinge sugulusteema, et meil võib tekkida neid tundeid, see on inimlik, me ei tõrju seda välja, aga me lubame seda kogeda. Me ei oska puudust tunda tervislikust unest, mida me veel kogenud ei ole. Looduslikud materjalid, käsitöö ja mugavus. See on Camio. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanaha süstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Aga tead, mis mulle, ma ikkagi märkasin seda kummalist asja, et meestel on rohkem lubatud kui naistele. Et vaata, ma sain aru, et kui mina oleks väga avameelne olnud, mingid asjad tulid välja loomulikult, siis ma nägin, et see oli suurem draama kui see, et mees pettis mind, kui et mina petsin meest. Et alati, kui naine petab. Aga see on alati nii, et siis öeldakse kohe naise kohta, sa oled lits ja nii, ühesõnaga... Et sellest tuli alati suurem jama nagu. Aga see, ma arvan, ühiskond aja jooksul nii-öelda muutub, et vaata, väga paljud naised tänasel päeval ka tümitavad mehi, eks ju, peavad mehi lontudeks ja ei tahagi enam võib-olla selliseid püsisuhteid nii väga, et tahavadki individuaalsed olla. Et ma arvan, et meil see ühiskond praegu nagu muutubki, et see luksub alles paika, et nad nüüd lähevad sellesse üksinduse fooni. Me enam põgusalt seda puudutasime, et kas see on kurb või üksindal. Ma mäletan, kui mina võtsin täitsa teadlikult tšölipaadi mitmeks aastaks ja mul kadus see üksinduse kurbus ära ja täna ongi nii, et ma taastun kõige paremini üksinda. Et kui ma olen päev otsa inimestega möllanud, siis ma tunnen ennast kodus üksi kõige paremini. Ja kui mul on partner kõrval, siis minu jaoks ei ole puhkus. Ja see on nii kohutav, Aga kui me räägime natukene sellistest ilurituaalidest, tuues siia väikse reklaamipõike et siis sa oled tegelikult koostöös Ultimate Beauty andnud välja sellise beauty eliksiiri. Ja kas see kuulub praegu sinu
ma ei tea, hommiku või õhturiti, Absoluutselt. sest ma kuskilt kuulasin, vaata, natukene mõnitatakse neid vitamiinide tarbimist, aga ma tegin selle kuuri ära, sa saatsid mulle selle ja tead, see tekitab mingi sellise, tegelikult peaks ju kollageeni võtma õhtul, et siis ta imendub kõige paremini, aga mina võtan teda hommikul, tead miks? Sest see, et pane kohvi sisse, see on kõige halvem soovitus, mis sa andnud oled, sest see on nii kohutav. Aga mina ütlesin seda, ärge pange ma panin, see oli nii jõudne. Ärge pange. Aga mulli vee sisse, ülihea ja see teeb hommikul sellise nagu värske oleku või sellise, ta loob nagu, ma ei tea, nagu oleks allikavett joonud, niisugune külma allikavett, et see on niisugune kergus ja värskus loob. Aga räägi natukene sellest ja sellepärast, et siin on ainult looduslikud komponendid, on ju, siin on see kalast võetud kollagen, siin on ka MSM, mida mina olin juba enne tarbinud hästi palju igal hommikul. Kas on see kloor või? Ei, MMS on see kloor, aga MSM on meile hästi oluline, sest seal ta bräni, et ma olin aastaid teinud seda ja igal hommikul veega, teised joovad sidruniga vett, mina võtsin seda klaasitäie. Seda nagu nii tarbinud ja pluss, et siia on siis sink ja C-vitamiin ja kõik need vajalikud vitamiinid on, just need vitamiinid on kokku pandud, mis omavahel sobivad. Meil on jube tihti nii, et me ostame neid toidulisandeid ja vitamiine kokku, on ju. 10 erinevat tükki. Aga me sööme neid valedes kooslustes on ju, et siin on see balanss õigesti pandud, pluss, et ma vihkan värvaineid ja siia sai pandud siis peedist tehtud värv, et kõik on nagu puhas, hea ja mina teen nüüd, ma avastasin, et mul on see millega sa cappuccinosta vahtu on ju, teed selle väikese vispiga, et ma veel panen siis vesi ja siis ma panen tavalise vee sisse, ma ei pane isegi, maitseb jääkülma ja jäätükikestega veega palju paremini, mõni armastab gaseeritud veega, mina panen tavalise toaleige vee sisse, võtan selle veel, selle vahustan ta ära, siis tast tuleb selline vaht peale, ta on heleroosa, ta on imeilus ja siis mul meenub, mul teeb täiesti lapsepõlved ja sa võid nagu, et ma sööksin vanaema tehtud mannakreemi. Täpselt see tunne tuleb sellega, et mul on see emotsionaalselt ka nagu hästi oluline. Tähendab, ma mõtlesin kõik need komponendid, asjad isse välja, kirss on hästi oluline nahale, joodikutele ja sidrun ka alati, paneb kõik asjad liikuma. Ehk siis Ultimate Beauty lehelt saate ja kõik, kes, kuna meil täna kirju ei ole saates, siis kõik, kes YouTube'is kommenteerivad meie saadet, mis teile meeldis, mis teile ei meeldinud, vahet ei ole, me kannatame kõik ära, ehk siis kõikide YouTube'is kommenteerijate vahel me loosime välja siis ühe selle komplekti, ühe kuuri, mida saab teha ja mul on teine küsimus veel, mind alati huvitavad, kuidas staarid magavad. Ma esimeses episoodis jagasin, mul on vooditrauma, et kuna me Tallinnas olen veel üürikorteris, siis mul on kõikides korteris on see, kas voodi kukub laiali või siis ta kriiksub. Mis voodis sina magad? Tahad, ma räägin sulle, mis huvitavas voodis ja mul on neid 1, 2, 3, 4 tükki olen ostnud, kamjovoodid. Kamjovoodid, päriselt? Ja need on Obuse Jõhvidest, on ju. Ja Kamjo, muide, on meie üks ka saate toetaja. Ongi nii, ja Kamjo voodid on sellised, et kui enamus inimesi tegelikult magab porolooni peal ja kunstlikest ainetest tehtud seal on Obuse Jõhvi. Ehk siis nad teevad kogu selle voodi vastavalt sinu vajadustele ja naturaalsetest materjalidest. Ehk siis ma olen sõltlane ja mul on niimoodi, et mõni võib, mis sa 4 voodiga teed, mul kõik on laiad voodid. 4 armukesed. Ja 4 armukesed igas kohas samamoodi. Ei, ma ostsin, kõigepealt ma vist ostsin ikkagi Saaremaale sest ma mõtlesin, et ma tahan oma unistuste voodit. Ja vaatasin, et neil oli just see, et see selg tõuseb ja et jalad tõuseb, ma saan telekat vaadata. Sel ajal, kui ma selle ostsin, siis ma tahtsin kohutavalt, ma olin see hommikuärkaja, kes pani teleka mängima ja võttis selle kohvitassi ja vaatas telekat, on ju, et mul oli vaja seda selga, eks ole. Selle ma ostsin Saaremaale ja tellisin kohe ekstra, seal saab tellida erinevaid laiuseid. Vastust oma soovidele saab kokku panna. Ja tellisin kohe ekstra laiaga veel ja siis üks pool on natukene kõvem, teine on pool pehme, on ju, et sa saad seda ka, et vahel ma tahan kõva poole peal magada, vahel pehme peal ja siis teine inimene tahab ma ei teadnud, et seda Kamjo voodit, mulle tundub, et sa tead rohkem kui mina, sest mina praegu just tahan tellida endale majja esimest korda oma unistuste voodit ja see oli minu unistuste voodi Saaremaale ja mõtlesin, ma tahan välja magada, tead, mis juhtus või? Ta oli mul seal ülemisel korrusel, kus ma tavaliselt
chillin, kõik ta-ta-ta, aga kui sa ikkagi külalised kutsud ja kui mu lapsed tulid, mul tulevad küll, arva, kuhu voodisse nad kõik läksid sinna magama, mind pukseeriti välja, kõik olid seal voodis alati, loomulikult oli nii atraktiivne, ta oli nii kutsuv, ta oli nii mõnus ja kui mul poiss oli seal ära maganud, on ju kõik suved, noh siis loomulikult me pidime talle ka linna selle voodi ostma, siis oli tema toas see voodi, siis oli minu toas see voodi ja nüüd, kui nad kolisid välja oma korterisse pruudiga, siis mina ei andnud seda voodit neile kaasa, ma tahan, et mul külaliste toas oleks ka ikkagi nagu normaalne voodi. Ja siis pidime jälle uue ostma ja ma täiesti sari ostja. Ja mis mulle tohutult nende puhul meeldib, nendel on eluaegne garantii, siis nad panevad selle kuldplaadi sinna alla, sinu nimelised, see on sinu voodi, mis aastal ostetud. Lase kindlasti see kuldplaat panna, sest see on nii nostalgiline. Tegelikult see on nii äge, et sa lood nagu personaalse voodi, sest voodi on nii oluline just see välja puhkamiseks. Et... Ja mul on ta nii kaua olnud see Saaremaa oma just, ja ta on nii hästi vastu pidanud, et seal nagu... Ja kõik, kes on meile podcasti kirju saatnud, siis teile toob Cameo, ühel inimesele toob Cameo unistuste voodi lähemale, kõikide kirjade kirjutajate vahel paneb Cameo välja 500-eurose kinkekaardi. Ja põgusalt veel, meil on veel natukene toredaid toetajaid. Kas sa oled kunagi proovinud Kressiina juuksampulle? Jaa, nemad tegid mulle ühe korra ühe kuuri sellega, siit on paar aastat tagasi, aga ma rohkem nagu ei oska. Tead, minuga juhtus see halb asi, et Räägi ausalt. Jaa, ma olen see asi, et hakkasin suure urraaga pihta ja siis ma nagu, mul oli nagu kahju, nad ütlesid, et sa pead iga päev seda panema. Aga kui ma olen oma juuksed kõik ära pesnud, need läigivad ja ilusad ja ma lähen kuhugi saatesse või kuhugi, ma ei taha panna, mul kuidagi tekib see tunne, ma ei taha midagi ekstra sinna panna. Ja siis ma sain seda ainult kasutada nendel päevadel, kui ma ei pesnud oma juukseid ja mul läks kuidagi lappes. Ja siis ma valetasin neile, vaata, seal sa käid ju mikroskoobi all uurimas. Ma nägin, kui suures su nimi oli seal olemas, sellepärast ma küsin. Ja siis nad ütlesid, et oot, et siin on midagi valesti ja siis ma ütlesin, ja ei, ma kasutan küll, tegelikult ei kasutanud ja ühesõnaga läks natuke lappes. See asi, mul sõbranna võttis, tegi selle läbi, tema pealt vaatasime, wow. Ma tegin ise pool aastat kuuri ja mul oli täiesti, juuksed olid hõredad juba ja tõi juuksed tagasi, nii et toimib. Ja kõik, kes kommenteerivad tänast saadet YouTube'is, siis me ühele inimesele anname ühe paki seda ära. See on jube kallis. Just, see on jube kallis, nii et... Ma isegi ei raatsiks seda ise osta. Just, see on 180–200 eurot on karp ja siis on Elum kinnisvara. Kui palju sina üldse kinnisvara omad? Vaat seda ma ei saa öelda praegu. Äriregistrist järgi vaadata, sul on otselt ära peidetud. Aga Elum on siis see kinnisvarafirma, kes tegeleb Eestis ostmise, müümise, üürimisega ja lisaks veel siis ka Hispaanias aitab leida kinnisvara ja aitab ka müüa kinnisvara. Aga tulles nüüd saate teema juurde tagasi, sa oled teinud tohutult saateid esoteerikutega ja mul on tohutult hea meel olnud sinuga ka mõned saated teha, mitte küll alati esoteerikutega, aga kui me võtame seda teemat ka natukene juppeks lahti, ma ei tea, kui palju sa tahad seda jagada, aga kui sa nüüd oled kuulanud ära kindlasti üle 300 esoteeriku. Just 400 tuleb. 400 tuleb. Et me siin üks saade rääkisime ka esoteerikast, et siin räägitakse kõrgest ja madalast energiast. Mida sa oled enda jaoks avastanud neid inimesi kuulates, et kui palju on siis seda päris asjalikku nagu juttu sinuga elukogemust nii-öelda arvesse võttes ja kui palju sa näed, et on sellist nagu New Age'i pläma, mis inimene on lihtsalt kuskilt kuulanud ja nüüd räägib lihtsalt uues vormis selle ette? On need, mina jagan, et vähemalt 3 gruppi on need päris tegijad ja ma ütlen ausalt, sa tunned selle inimese ära, kui ta istub seal. Oma ihukarvadega sa tunned ära, et see on täiesti õige asi. Sa tunned ära ka selle inimese, kes isegi nagu ei suuda seda varjata, et ta elu on peesse keeratud, ta ei jäänud töötuks, ta ei oska mitte midagi teha ja siis ta mõtleb, hakkan tarokaarte panema, on selliseid, sa näed, sa loed, nad ise ka tunnistavad seda, see on nii läbinähtav. Ja siis on selline 3. jõuk, keda mis on ka, minu meelest see on nagu väga halb jõuk, kui ma isegi istun saates ta vastas või kõrval. Saad aru, mul läheb vahepeal mul läheb pilt ära ja ma ei tea, kas ta on hea tegija või halb tegija, sest kuidagi ta energeetiline väli mõjutab mind. Ma tunnen, kuidas mul aju läheb paksuks ja mul läheb nagu pilt kuduseks, aga sealt tuleb mingi õudne energia, ja ma
täpselt nagu Harry Potteri filmis, vaata, mul tekib kõhtu alati, kui inimesed on hästi nagu madala sagedusega inimesed. Mul ei meeldi see sagedusjutt, sellepärast, et see sagedusjutt on nii nagu ära lörtsitud, aga sa tunned ära vaata selle, kas inimene töötab madala energiaga, et siis minul tekib näiteks kõhus selline õõnes tunne või siis ma mõtlen, et need inimesed räägivad, et nad võib-olla seal annavad teistele nõu, ravivad, teevad mis iganes asja ja siis ma tahaks karjuda vahel või öelda, et sa ei tohi üldse inimeste lähedale minna, et sul on see asi on nii halb, et see tõmbab mul nii tühjaks, et ma olen... Tegelikult tõmbavadki väga paljud tegijad energeetilises maailmas, tõmbavadki, vaata, sul läheb problemaatiline klient, aga sa tõmbad tegelikult ta energiast nagu tühjaks või jätad nagu konksu otsa, et see on hästi... See on üks jubedamaid asju üldse ja ma olen täiesti nagu udus peale seda, mul on halb olla ja ma pean igasuguseid asju tegema, et ma olengi hakanud nagu, vaata, ma ei tea ette kunagi, kuidas see inimese energia on ju, et ma olengi pannud suure klaasi vett meie vahele ja teinud mingisuguseid asju igaks juhuks nagu, aga ei, see ei toimi, see on mingi paha asi ja ma tänu nendele saadetele olen esimest korda elus nagu sellist asja kogenud, milles ma olen saanud ka hästi tundlikuks ja loen inimesi selles mõttes, et kui keegi tuleb uus inimene mu seltskonda või ma tutvun mingi inimesega, ma loen teda, ma närin ta hästi kiiresti läbi, et seda need saated on minusse andnud, sest mida rohkem sa inimestega suhtled. Kas siis, kui sa puuduta mind hakkasid tegema, kas sa tegelikult sellel hetkel ei uskunud, et midagi rohkemat on olemas? Tead sa, ma midagi uskusin, aga ma ei suhtusid natuke nagu vafafaalt. Ja ma mõtlesin natukene, et okei, ja ma ei olnud see, kes oleks käinud kaardimooride juures ja ennustajate juures ja lugenud horoskoope ja asju, ei, mitte seda. Aga kuna ma olin paar korda elus kogenud midagi sellist üleloomulikku, siis ma adusin, et seal võib olla mingi asi taga, aga ma olin jumala kindel, et neid inimesi tuleb otsida ja see vastab tõele. Neid inimesi on väga-väga vähe tegelikult meie ümber, et leida endale seda õiget astroloogi või seda õiget nõustajat, see on kõrgem matemaatika. Et mõelge, ma olen 400 inimest külalist läbi käinud ja ma võin käppu täie öelda, et need on päris inimesed. See on päris tavakodanik, kes võib-olla tahakski leida endale sellist abimeest, seda on väga keeruline leida. Väga keeruline. Ja üldiselt on ka see, et väga paljud tegijad, kes on päris tegijad, vaadates oma selja tagus, siis nad ei tahagi mingit avalikku tähelepanu. Ehk siis tegelikult ma olin ise ka tajunud seda, et energeetilises pooles avalik tähelepanu nii-öelda on lisaväsitav element, et ta võtab nagu väge vähemaks, kui sa tegelikult oleks nagu varjus, sest näiteks kui ma näiteks puhkasin siin, eks ju, siis ma puhkusel muutun alati nagu vanaks nõiaks ja siis üks hommiku vihastasin seal venna peale, ta pani kõlari liiga ja siis nad kardavad mind kõik, et kui ma vihaseks lähen, siis mul ju lambid või midagi jälle läheb kattu, plahvatavad. Ehk siis tuleb see vägi tagasi ja siis tunned, kui võimas nagu sa oled, mitte selles ego mõttes, kui võimas sa oled, vaid et sul tekib nagu mingi selline selgroog. Aga sinuga on hästi huvitav ka, et kui me oleme mingeid isiklikke suhteid arutanud, siis mulle tundub vahepeal, et näiteks ma ei viitsiks psühholoogi juurde minna, sest kui sa ise tead ja on elukogemus juba, siis palju parem on võib-olla mõne targa sõbraga rääkida, kes nagu analüüsib need inimesed läbi ja kui ma olen kuulnud, kuidas sina analüüsid nagu kõrvalt, kui ma jagan mingeid oma suhteid, siis mul natukene sarnaselt nii-öelda, kuigi sul ei ole terapeutilist õpet ju taustal, siis just see elukogemuse või see mingi tundlikkusega, et sul see sisetunne on nii täpne, et ta paneb nagu need puslejupid nagu õigesti paika. Saba otsa tunne ikkagi ütleb ja see on see esimene emotsioon ikkagi suht alguses. Pärast sa võid mõelda ükskõik millise kuu selga kellelgi on. Aga need esimesed tundlane need asjad. Aga see on ka näha, ma arvan, et see on meie inimestena meie puhul näha, et lõpuks meie ümber on ainult need inimesed, kes on energeetiliselt meile õiged inimesed. Just. Et see ei ole ju sellise inimesega koos, kes tekitab sul pidevalt külmavärinaid või rikub su tuju näiteks, et iga kord, kui sa taga kohtud, mul on olnud... Aga üks huvitav asi on see, et mul juhtus üks influkatega, see on mingi draama ja ma mõtlesin, mul nagu paluti midagi nagu öelda ja siis mõtlesin, kas ma ütlen seda või ütle. Hästi huvitav, kuidas nendel hetkedel, kui sa tegelikult ei tohiks öelda, siis mul tekkis nagu selline poovtunne kõri ümber. Ja mõtlesin, et mis asi see on, et kas keegi energeetiliselt ründab, aga tegelikult lihtsalt nagu anti märku, et ära räägi, vaata, et sellest tuleb jama. Et kas sul selliseid asju... Tead, mis mulle tuleb saadete ajal, mis muga juhtub ja ma algul ei saanud sellest aru, aga nüüd ma ütlen selle kogu aeg ka saate ajal isegi avalikult välja, ma ütlen, seda ei
tohi välja lõigata. Just Puuduta mind saates on see, aga ka podcastis, kui ma räägin ja ma hakkan mingil teemal rääkima või mingi inimese nime võtan suu ja hakkan tast rääkima. See ei pruugi alati halb asi olla, ma ei klatši võib-olla, vahel klatšin ka loomulikult, panen hagu alla. Saad aru, mul läheb siit täiesti kinni, ma hakkan ja hääl kaob ära, et hästi paljudes saadetes on see näha ka, siis me naerame juba. Mul kaob keset saadet hääl ära, käisen seal niimoodi ja ei tule, siis ma võtan lonksu vett. Ma pean selle teema laualt maha lükkama, ma ei tohi sellel teema, see võib ka teema olla, see ei pruugi ainult inimene olla. Ma pean selle teema laualt maha lükkama ja siis ma saan edasi rääkida. Hääl on täiesti normaalne ja täiesti tagasi. See nagu kuskilt ülevalt poolt annab nagu märku. Või siis, et ma hakkan rääkima kellegiga ja tahaks sulle praegu mingist asjast rääkida ja ma hakkan kohutavalt, ei tea kust köhima. Siis minu jaoks on see märk sellest, kui ma parasjagu just haige ei ole loomulikult. Stopp! Ära räägi edasi, see on halb, sa ei tohi rääkida sellel teemal. See ei ole hea koht, see ei ole õige koht, see ei ole õige inimene, kellele rääkida. See köhimine toob mind ka alati tagasi. Et mingid märguanded, vaata, mis täiesti tekivad. Ehk siis selles mõttes on ikkagi toimunud ka nende 400 saate jooksul sinus nagu mingis mõttes nagu areng, ehk sa oled nagu avanenud. Ja vaata, sul on huvitav see, et vaata, kui selle nõiamaailm ukse lahti, ma nimetan seda üldistatult nii, siis hakkavad ka toimuma, vaata, mida väga palju ei usuta ja ei peagi uskuma ja kui sul kogemust ei ole, ka sellised nagu energeetilised nagu rünnakud. Ehk siis inimesed tahavad ühelt poolt kadedust, teiselt poolt huvi pärast, ise olen seda ju palju kogenud, et kuidas tahetakse nagu, seal on igasugused energeetilised jälgijad ja asjad, kas sul on ka mingid sellist, sa kunagi oled rääkinud mingist reptiililoost öösel unes? See oli õudne, ma panin selle Puuduta mind saates Haagu alla, rääkisime reptiilidest, mingi saate külaline oli, nägid? Ei, mul on lihtsalt veel aklimatiseerumine, ma tulin puhkuselt. Räägi. Ja me rääkisime sellest ja ma olin hästi üleval, me rääkisime nendest luupainajatest ja reptiilidest üldse ja ma olin nagu pisut üleolev seal saates ja panin ikkagi hagu alla neile 2 inimesele vist, kes tulid nendest rääkima ja kuidagi ütlesin et mul on nendega kokkupuudet olnud ja vahepeal päris tihedalt ja ei saan nagu aru, aga siis ja kuidagi mingid asja ma ütlesin nende reptiilide kohta ja mina ei karda, mul on suva, no kurat, ma ei tea, mida ma teen ja saad aru, ma lähen koju, lähen magama ja mul on samal öösel on mul otsas see reptiil, no ma ei tea, kes teab, ta on selline must kohutav kogu, kes tuleb ja lämmatab sind ja nad on päriselt olemas, sul on silmad lahti, isegi sa näed teda ja sa oled ise nagu siis täiesti jääs, sa ei saa liigutada ühtegi sõrme, mitte midagi, sa lähed üleni igiseks, sa kardad loomulikult tohutult ja see on mul otsas sel samal ööl ja ka möirgab nagu naerda. Aga kuna mul tuli meelde, et kurat see saatevärk oli just, siis ma punnitasin, sa ei saa mitte midagi tegelikult teha, ainuke asi, mis sul töötab, on aju. Ja siis ma nagu selle vähemalt nii palju võtsin ennast kokku, et ma ütlesin, aju sees, mine persse, et ma käigu kuradi. Ja siis ta lendas nagu minema ja ma sain võib-olla pool tundi või tunnikese magada ja see oli mu elus esimest korda, et tuli uuesti ja veel nagu jõulisemalt ja see oli väga valus isegi või vastik. Ja mõtlesin, ma suren ära lihtsalt, et mu süda ei pea sellele vastu. Ja siis ma sain kuidagi selle hääle lahti ja ma hakkasin kõva häälega naerma. Ai kurat, anna tuld või midagi sellist ütlesin. Sest ma tean, et seal saates need inimesed olid õpetanud, et nad ju tahavad nõrkust, nad otsivad seda nõrka kohta sinus ja tahavad siis just hirmutavad, et see kõige parem tegelikult loomulikult oskasid seda teha, kõige parem, kui mingi koll või asi tuleb, lihtsalt naera, pane muusika käima, et sul isegi kui on sitt olla, lõbutse ja nad ei talu seda ära ja kõige parem on see, et sa ropendad ja saadad nad pikalt. Täpselt. Ja nii oligi ja ma hakkasin kõva häälega naerma ja läinud oligi peale seda, et loodame, et ma siin ei keksida, no ja seal jälle olete külas, aga ma sain sellest nagu lahti, et see on see, et sa pead olema minge persse vaibiga ja naerma ja hirm tuleb nii palju ma sain aru, et see hirm tuleb kohe maha matta, hirmu ei tohi tunda, seda on lihtne öelda, aga see, kellel see esimest korda juhtub, teist korda see võib arvesse õudne olla. Minu meelest inimesed, kes nagu nõiamaailma lähevad, nad teevadki need ristsad nagu läbi, sest vaata, kui sa saad ise nende olukordadega hakkama,
siis tegelikult kui sind rünnatakse, ega sinu vägi ei kahjustu sellest, selle inimese nii-öelda vägi või jõud kahjustub, kes seda halba teeb sulle, aga kui sina saad sellega enda sees hakkama, nii et isegi keegi ei aita sind, siis sinu enda energiakapatsiteet suureneb. Ja siis nad ei saa enam sulle ligi. Ehk siis ma näen neid nõidu küll, kes omavahel kogu aeg kaklevad, jändavad aastaid täpselt seesama jura, eks ju, kõik on deemonid ja mis iganes. Tegelikult sealt saab nagu välja astuda energeetiliselt, et ma üldse praktiliselt nõidadega ei läbi peale sinu. Aga heas mõttes tundlikkuse mõttes nagu avatud inimene. Aga Anu, meil on saade vaikselt läbi saanud, saime erinevatel teemadel sinuga. Lööme klaasega. Lööme klaasega, mis selle üle šampanja. Ja ma ütlen, et kui sa kunagi peaksid veel tulema, siis ma toon šampanja ka, aga kuna meil oli siin just sõltuvuse saade, siis mina ei saa alkoholi propageerida. Aga see on ka minust totter asi, et praegu siin influkad osad räägivad sellest, et ära tarbi alkoholi ja sa oled nõme. Minu mõttes mul on vaja näiteks 6 korra vähemalt 2 pokaali. No ma tõesti palju ei tarbi alkoholi, ma olen 2 pokaali vend, aga mul on vaja seda 2 pokaali, sest see toob nii mõnusa nagu maanduse, kuidagi kaine mõistuse koju. et pidagi lihtsalt piiri, et need, kes on alkohoolikud, ärge jooge. Ja šampanja ei ole alkohol, see on rõõmueliksiir. Ja tarvitage siis seda hommikul koos kollageeniga ja püsite sama säravad kui Anu. Aitäh, Anu, et tulid. Aitäh nende mõtete eest ja nende elukogemuste eest, mis sa jagasid. Kohtume juba nädala pärast. Suur tänu, et kuulasite. Kommenteerige, jälgige meid Instagramis ja näeme peagi. Aitäh!